Aaron, kas sa oskad uisutada? No ütleme nii, et jääl püsin püsti, aga kohe tuleb meid õpetama MM-il 7. koha saanud, ütleme nii, et täielik uisuäss. Niina Petrõkina! Vau! Ilus! Niina, kui vanalt sina üldse alustasid uisutamisega? Kui ma olin 3 või 4 aastane. 3-4 aastaselt? Jah. Kui sa esimesena siis sinna trenni läksid, mis oli see esimene asi, mida teile kohe õpetati? Alguses seisma jääl ja tunda uiske ja siis kukkuda, sest see on kõige tähtsam ja me kukume siiamaani ja kõige tähtsam on kukkuda õigesti selleks, et ei saaks traumat ja et ei oleks väga valus. Aga mis need kukkumise reeglid on siis? Kuidas on õige kukkuda? No kõige tähtsam on hoida oma pead, et näiteks kui sa kukud taha, siis sa kohe hoiad kaela, et peaga vastu jääd mitte kukkuda, siis muidugi käed peavad amortiseerima. Üldse sa pead tundma oma keha. No sina kui täielik professionaal uisuplatsil, kui tihti sa kukud? No, kogu aeg, nagu iga päev mingi mitu korda, no kui me alustame neid raskeid hüppeid. Mõnikord juhtub nii, et kukume sammudest ka, näiteks võistlustel mul juhtus see situatsioon, kahjuks siiamaani see juhtub. Et mis on see kõige esimene selline kõige lihtsam hüpe, mida te õpite? Kolmihüpe, see on akseli preparatsioon, nagu selline. Op. Ja väljas sõid. See on nagu pool ringi. Ütle nüüd ausalt, kas inimene, kes paneb korra aastas uisud jalga, kas ta saab selle tänasega selgeks või mitte? Sellega võib-olla saame veel ikkagi. Kas sa suudad meile praegu õpetada siin samas? No, võime proovida. Okei, nii. Aksel on selline üldse hüppe või kolmikhüppe, mis alustatakse nagu ainuke hüppe, mis alustatakse ettepoole. Nagu kõik teised hüpped me hüppame seljaga. Ja see hüppe ainult, mida me alustame nagu ette. Ja. Nii et kõige tähtsam on teha tõuket ja seista ühe jala peal. Tõuke ja vasaku jala peal. Vasaku? Ja. Mul on juba sellega probleem. Kõige lihtsam on proovida koha pealt. Koha peal? Ja, et te nagu seisate. Ja siis te teete tõuke ja siis nagu selline väike hüppe. See on nii graatsiline kuidagi. Juba see väike hüppe mõju minu see ei olnud veel ikkagi hüppe. Proovime nüüd, Aaron. No proovime. Op, ja siis siia. Väljasõit me teeme kogu aeg, et sirutame käed selja ja siis vaatame parema poole. Niimoodi? Ja, väga ilus. Vau! Lükkad. Aga sa läksid praegu paremale poole, sul on vaja nagu vasakule keerama. Teisele poole või? Jah, nagu suun oli õige, aga nagu hüppe läheb sinna poole, mitte sinna. Aaron, me peame paaris uisutamist tegema. Kuule, ma proovin alguses üksinda hakkama saada ja siis vaatame, kas... Iluuisutamine on esteetiline ala, et kõige tähtsam on presenteerida ennast. Täpselt, võt. Juba teine asi, mida sa seal teed. Kõige peamine on nägu ja käed ja siis selg. Kui mitu korda nädalas sa uisuplatsil oled? No päevas olen mingi 2-3 korda päevas jääl. Kas sa jõuludel niisama ka uisutama kunagi lähed või pigem hoiad uisuplatsidest eemale siis, kui on vaba? Juba käisin? Ja käisin ja võtsin selliseid uiske, plasmassuiske ja siis tundsin ennast nagu teie praegu. Ja mul on isegi videod, kus ma niimoodi uisutan. Mis sul tulevikus nüüd plaanis on veel, et mis võistlused tulemas on? No kõige esimene tuleb Eesti meistrikat ja siis pärast Euroopa meistrivõistlused ja loodan siis maailmameistrivõistlus ka Bostonis. Ja me soovime sulle väga palju edu nende kõikide võistlustega. Ja aitäh, et sa meid siia täna õpetama tulid. Me saame nüüd Anniga hakata proovima, et kuidas välja tuleb.